Tahaksin natuke avada rohkem selle aasta A-galerii aastanäituse teemat. Minu nimi on Liisi Kõuhkna. Ma olen selle aasta näituse kuraatoriks. Kokku sai näitusel 49 kunstnikku. Nende seas siis sai välja valitud 58 teost. Ma soovitan kindlasti vaatama tulla, et on rõõm, et selles on varieeruvust nii materjalides, kuhu sai siis puitu, klaasi, sünteetilisi ja ka orgaanilisi materjale. Aga ma ütleks, et kunstnikud komplimenteerivad teineteist ka teemades, mis selle aasta kontseptsiooniks sai. Et pealkirjaks sai unistusi tähendustest ja räägibki ta siis nendest kahest, mis on kokku saanud, et ma koperdasin selle näitusega tegeledes väga huvitavate materjalide otsa juba eelnevalt, et paar aastat minu kuraatorina minu lemmikteemaks on olnud tähendustega tegelemine ja et mida tähendab nende andmine nii individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil. Ja see artikkel, mille ma leidsin enne seda näitust, täiendas seda, et ta rääkis tegelikult filmi rekvisiitidest, et kuidas me valime filmidesse selliseid objekte ja laeme neid selliste tähendustega, mis vaataja jaoks justkui peaksid ennustama ette siis midagi tema tuleviku kohta, et mida peaks sellest ootama. Ja minu jaoks oli huvitav seos, et samamoodi kui kunstnik loob midagi materiaalset, siis selle sees võib olla, selle sees on kindlasti ajaloolised kihid, kust me tuleme, aga ka siis palju praeguse kohta ja selle kohta peidus, et kuhu me edasi minna soovime ja millised tähendused hetkel meile olulised on, et kaasaegne kunst ka seda peegeldab. Et tehe on olnud läbi aja kihiline kultuurikandja. Ja see teooria rääkis sellest, et kuidas unistamine ja materiaalsed asjad on omavahel nagu käsikäes või seoses, ja teadusega ka, et ükskõik mida me siis lõpuks valmis saame või loome, et sellele eelneb unistamine või siis midagi abstraktset. On see siis, võib nimetada ka inspiratsiooniks ja siis me hakkame uurima vastavalt sellele erinevaid materjale, vahendeid, et kuidas see teoks saada, et seal on just palju sellist intuitiivset. Kunstnikud siin näitusel ka räägivad olulistest teemadest, et kas kliimakriisist, poliitikast, majandusprobleemidest, aga ka inimeste vahelistest suhetest. Seoses kontseptsiooni ja selles kerkinud teemadega võib-olla tooks välja ka mõned kunstnikud näitena, kelle teosed kuidagi tõid välja huvitavaid aspekte ja olid kuidagi huvitavalt dialoogis, et neid oli niivõrd palju, aga võib-olla nimetada mõned. Julia Aleksandra Mikson oli minu jaoks üks huvitav kunstnik, et tema teos on kootud messingust. Ma ei olnud midagi sarnast varem kohanud, et ja teemana ka ta räägib inimesest, tema kestast ja võib-olla sellest sisust, et kuidas jällegi olles transformatsioonis, et tulevik ei ole kuidagi kivisse raiutud või fikseeritud, et inimene jätab maha endast kestasid ja uueneb jooksvalt alati ja on paindlik, et ja käib kuidagi kaasas sellega selline võib-olla ka emotsionaalne pool, et tegi enda südametunnistusega kooskõlas olemine. Siis teise kunstnikuna võib-olla tooksin välja Krista Lehari teose, tema Sõrmuse, mille peal on näha sellist prožektorit ja see on kombineeritud koralliga hõbedast sõrmus. Ja see räägib siis ookeani tervisest, et sest teadaolevalt seoses kliimakriisiga on ka ookeani seisukord kehvemaks läinud,
et väga huvitav on see, et jah, ta kajastab oma selles kirjelduses võib-olla seda, kuidas ookean keskkonnana on muutunud, et korallid muutuvad kahvatuks ja et ta mõjub nagu sellise kummitusliku keskkonnana, aga et selle sõrmuse peal olev prožektor ka, et ta on mõelnud selle all siis seda, et justkui välja valgustada neid probleemkohti. Ja huvitav teos on kindlasti ka Mart Alvari tema Kaelaehe, mis räägib siis või adresseerib sõjaolukordi, mis on ka väga aktuaalne. Aga ma ütleks, et ükski teos siin näitusel ei ole nagu pandud välja intriigi tekitama, et see on pigem siis selline sõbralik keskkond, kus lihtsalt asjadest rääkida, mis toimub ja võib-olla keskenduda sellele, et mida võiks paremini teha või kuidas võiks nendest asjadest teisiti mõelda. Siis ühe kunstnikuna kindlasti tooksin välja näitusel Tatjana Jakovleva sõrmused. Ta räägib seal 5 elemendist. Maa, tuli, õhk, vesi ja metall. Ja ta ka samuti adresseerib siis natuke seda kliimakatastroofi teemat, et rääkides sellest, et ilma nende elementideta meie elu maal ka ei jätku ja me ei saa lõputult produtseerida. Et ta on huvitav kunstnik minu jaoks, et ta tegeleb kaasaegse kalligraafiaga ja need sõrmused, mis siia välja on saanud, on ka siis ka seda kajastavad, et kui neid lähedalt vaadata, et siis nad on kõik väga erinevalt loodud. Selle näitusega kuraatorina oli ja on mul lootus esiteks näidata meie kaasaegse ehte ja sepakunstimastiku rikkust või küllust, nende erinevaid tehnikaid ja oskusi, mis on võimalikud, aga ka seda, et kuidas läbi materjalide saab rääkida erinevatest kaasaegsetest teemadest ja samas mitte ainult siis põletavatest olulistest küsimustest, vaid ka võib-olla näiliselt lihtsatest teemadest, nagu seda on kokkuhoidmine või enda ja ühise tuleviku peale mõtlemine. Just läbi materjalide ja sümbolite, et kuidas kunst seda võimaldab. Ja ka seda, kuidas läbi sümbolite ja nende vaatlemise ja võib-olla ja nende seoste, et kui me laseme nendel seostel vabalt tekkida, et ja läbi unistamise, et kuidas me tegelikult saame kultiveerida või luua mingit sorti tulevikku enda jaoks. Et läbi teiste loomingu vaatlemise see on võimalik. Äärmiselt meeldiv oli koostöö nii galeriiga kui ka meie meeskonnaga, kujundajaga Anna Škodenkoga ja graafilise disaineri Kristoffer Siniväljaga, et mõtted jooksid kuidagi samal lainel ja need sümbolid või see teema, mille sees me olime, see kuidagi harmoniseerus ja kajastus selles visuaalses, mida me koos lõime. Ja mul on hea meel, et näitus on lahti 11. jaanuarini koguni umbes 6 aega, et on võimalik tulla seda uuesti jälle vaatama. Et need pingutused, mis on saanud tehtud, ei jää liiga üürikeseks. Et see on ka alati näituste puhul see on tore, kui need elavad natukene kauem oma elu.